Dokumenteeritud faktide piiril kriiguvad vandenõuteooriad, mis hargnevad vastuseta ja rahutuks tegevatest küsimustest. Avalikkuse teadvus jääb jälgima kahtluse, salatsemise ja spekulatsioonide niite, eesmärgiga lahti harutada kogu loo tagamaad. Number 10. Wall Streeti vandenõu, ärivandenõu, Valge Maja vandenõu. Seda tuntakse mitme nime all, kuid kõige sagedamini nimetatakse seda 1933 aasta unustatud riigipöördeks. Vandenõu, millest peaaegu keegi ei tea. Selle keskmes oli kindralmajor Smedley Butler, hüüdnimega Võitlev Kveeker. Teda austati kui üht Ameerika Ühendriikide ajaloo kõige enam autasustatud merejalaväelast ning ta oli merejalaväe vapruse medali ainus omanik. Ta oli ka ainus inimene, kes sai aumedali 2 korda erinevate sõjaliste tegude eest. Just Butlerist sai vankumatu sõjakasumi vastane hääl. Ameerika oli pärast esimest maailmasõda täis optimismi ja jõukust. Tööstus- ja röövparunid olid täies hoos ning oligarhid teenisid rohkem raha kui kunagi varem. Reguleerimata aktsiaturg õitses samuti, vähemalt kuni 1929, aastani, mil Ameerika Ühendriigid langesid suurde depressiooni. Selle otsese tagajärjena moodustati esimene Franklin D. Roosevelti administratsioon, mis pööras tähelepanu ameeriklaste raskustele, kui nad seisid supiköökide järjekordades. Kuna ameeriklased süüdistasid otse vabariiklikku parteid ja Roosevelt lahendas lõpuks selle segaduse, pöördusid inimesed tema poole. Nii algas New Deal, mille käigus loodi turvavõrgud, mida näeme tänapäevalgi, sealhulgas töötuskindlustus ja sotsiaalkindlustus. Kuid just tema demokraatlike vaadete ja jõuka eliitperekonna tausta tõttu vaatasid enamik ärimehi ja oligarhe Roosevelti tohutu võimu ja mõju peale vihtu. 1932 aasta novembris valiti ta Ameerika Ühendriikide presidendiks. Valimised, mis olid konservatiivsema elanikkonna jaoks äärmiselt häirivad, kuna kasvasid hirmud sotsialismi ja hoolimatu riikliku kulutamise ees. Just need kombineeritud tegurid viisidki veidra vandenõuni. Butler, kes nimetas end vabariiklaseks, toetas demokraatlikku parteid ja hääletas presidendivalimistel Roosevelti poolt. Aasta hiljem hakkas ta kapitalismi ja pankureid hukka mõistma. Ta nimetas end ka suuräri, Wall Streeti ja pankurite palgaliseks käsilaseks. Mõistes, et oma 33 teenistusaasta jooksul oli ta kaitsnud USA korporatiivseid huve, mitte oma riiki. Samuti väidetavalt pöördus 1933 aastal Butleri poole Wall Streeti maakler ja fašist Gerald McGuire, kes püüdis teda värvata riigipöörde juhiks, hoolimata Butleri äsja omandatud vaadetest. McGuire pakkus talle Butteri sõnul armeed, millega Washingtoni peale marssida ning rahalist toetust. Kui riigipööre oleks õnnestunud, oleks Butter saanud peaaegu piiramatu võimu uues üldasjade sekretäri ametikohas, samal ajal kui president oleks jäänud vaid tseremoniaalseks juhiks. Vande all tunnistas Butler, et grupp ärimehi kavandas fašistliku veteranide organisatsiooni, et korraldada riigipööre ja kukutada president Roosevelt, ning nad soovisid, et tema saaks presidendi asemel fašistlikuks diktaatoriks. Butler nimetas oma tunnistustes mitmeid olulisi isikuid, sealhulgas McGuire'i, Robert Clarke'i, Grayson Murphy ja Prescott Bushi. Kõik nemad eitasid oma seotust. McGuire oli ainus, kes andis komitee ees tunnistusi. Kuulamiste lõpuks ei esitatud kellelegi süüdistust, kuna puudusid füüsilised tõendid ja kavandatud riigipööret ei viidud ellu. Kuid lõpparuandes öeldi siiski, et pole kahtustki, et neid katseid arutati, planeeriti ja need oleksid võinud täide viia, kui rahastajad oleksid seda otstarbekaks pidanud. Meedia nimetas Butleri väiteid uurimise alguses hiiglaslikuks pettuseks, kuid hiljem muutis oma seisukohta, tunnistades, et idee fašistlikust marsist Washingtoni oli muret tekitavalt tõene. 9. Area 51 võib olla Ameerika Ühendriikide teine tuntuim rajatis pärast Valget Maja. See kõrgelt salastatud rajatis asub Nevadas, Nevada katse- ja treeningalal. Siin toimuvate operatsioonide kohta pole avalikkusel teavet ning USA õhujõud väidavad, et tegemist pole millegi muu kui avatud treeningalaga. Selle asutuse salastatus, kõrge turvalisus ja vaikimiskohustus on viinud ameeriklaste ja ülejäänud maailma seas laialdase oletamismänguni, kus arutletakse, mis see koht on ja mis seal tegelikult toimub. Area 51 on tullukatega seotud vandenõuteooriate keskmes.
Kõige kuulsam teooria väidab, et Ameerika Ühendriikide valitsus hoiab seal tullukate kosmoselaevu ning püüab mõista ja kopeerida nende tehnoloogiat. Mõned vandenõuteooriate kogukonnad räägivad tullukate kehadest ja lahkamistest, väites, et Area 51 on arenenud labor või surnukuur kosmosest pärit eluvormidele. Bob Lazar väitis, et S4 teooria kohaselt töötas ta eraldi rajatises, mis oli seotud Area 51 lendavate taldrikute kallal. Kas selles piirkonnas on sageli teatatud UFO-dest? Alternatiivsetes aruteludes viidatakse ajarännaku ja teleportatsiooni uurimisele. Viimasel ajal on uus ja usutav oletus imbunud Area 51 entusiastide ja maaväliste uurijate mõtetesse. Vandenõuteooria esitab küsimuse, mis siis, kui Area 51 on tegelikult peibutis? Selle idee jäljed viisid Redditi vandenõuteooriate alamfoorumisse, kus Lonely C 5885 võtiskles, kas see asutus, mis pole just eriti hästi varjatud, arvestades, et tegemist on väidetavalt salajase baasiga, on tegelikult peibutus, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale tõeliselt varjatud asukohalt. Üks teoreetik kirjendas, et tema õhujõududes töötav sõber töötas Nevadas ja viitas pidevalt Area 52-le, kuid ei avaldanud kunagi, mis seal toimub. Kommentaar viitab sellele, et Area 51 võis olla salajane rajatis seni, kuni see enam ei olnud, mis sundis valitsus tegelik baas mujale viima ja jättis algse koha turismiobjektiks, nagu see praegu juba on. Paljud teised Redditi kasutajad ja vandenõuteoreetikud usuvad samuti, et see võib nii olla. Area 51 oli algselt mõeldud maavälise elu ja tehnoloogia uurimiseks, kuid see tõmbas endale palju rohkem tähelepanu, kui oleks võimaldanud selle salajas hoidmist. Seetõttu toimuski avalikustamata ümberpaigutamine. Mõned usuvad, et uus asukoht asub nimetamata saarel, mida ei ole kaartidel ega Google Earthis kirjas. Seejärel tekkis küsimus, kui Area 51 ei ole päris koht, siis kus asub see salajane valitsuse baas, mis väidetavalt keskendub tunnukate uurimisele? Hüpoteetiline Area 52 võiks olla ükskõik kus. Alaskal on baase, näiteks J. Baird ja EAFB. Ameerika Ühendriikides asub Camp Peary, rangelt valvatav salajaste CIA operatsioonide väljaõppeala. Samuti Cheyenne Mountaini kompleks, mis väidetavalt ehitati kosmosekaitse jälgimiseks. Samuti arvatakse, et tõeline baas võib asuda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu ületamatud mäed, jäised ja lumega kaetud maastikud või sügavate kanjonite põhjas. 8. On olemas universaalselt tunnustatud nähtus kadunud sokkidest, kus riided pannakse suurde pesumasinasse, kuid ainult osa neist jõuab tagasi välja. Kuigi seda peetakse naljakaks sündmuseks, mille üle paljud lihtsalt naeravad, on kadunud sokkide müsteerium, nii lõbus kui see ka ei kõla, väga reaalne. See konkreetne riideese kaob ära ja keegi, isegi eksperdid, pole suutnud välja selgitada, kuhu see lõpuks kadus. Mõned on naljatledes välja pakkunud jaburaid lugusid, samas kui teised on seda nähtust põhjalikult uurinud, et koostada toimivaid hüpoteese. Üks neist hüpoteesidest on aegruumi teooria, mis väidab, et pesumasinad ja kuivatid loovad tillukesi ussi auke. Väide seisneb selles, et nende seadmete suur pöörlemiskiirus tekitab elektromagnetvälja, mis suudab aegruumi painutada, mille tulemusena tekivad väikesed portaalid, kuhu riideesemed, eriti šokid, sisse tõmmatakse. Pesumasinate ja kuivatite elektrimootorid suudavad tõepoolest tekitada madalsageduslikke magnetvälju, mille sagedus on umbes 50–60 hertsi. Ussi-agur on samuti teoreetiline mõiste, mis eksisteerib Einsteini üldrelatiivsusteoorias, kuid neid ei ole kunagi täheldatud. Samas viitavad hiljutised uuringud võimalike ussiaugu kaajade kohta. Need on signaalid, mis tulevad ussiaugu kaugemalt poolt. Et võib esineda kaja. Impulss püsib umbes 56,93 hertsi juures, jäädes mugavalt nende sageduste vahemikku, mida tekitavad pöörlevad kodumasinad oma magnetväljadega. Siiski puuduvad tõendid selle teooria toetuseks, et need masinad loovad pisikesi ussiauke, mis neelavad sokke. Aga nagu iga teise vandenõuteooria puhul, kasutatakse ka seda ideed selleks, et anda inimestele võimalik seletus millelegi, millest meil tegelikult arusaamist ei ole. Kuid siis hakkas üks klaadiõppur seda anomaaliat põhjalikult uurima ja alustas hinnangulisest sokkide arvust, mille iga inimene maal kaotab. Keskmiselt kaotati aastas 1,3 šokki inimese kohta. Seejärel koostati ajakava, alustades pesumasinate laialdasest kasutuselevõtust, milleks määrati aasta 1956.
Lõpuks võttis üliõpilane arvesse ka keskmise soki massi, mis on 25 grammi. Kui miljardid inimesed kaotavad mitme aastakümne jooksul igal aastal miljardeid sokke, hakkab kujunema üks arv ja see on üsna suur. Kõik ajaloos kaduma läinud sokid, mis oleksid teoreetilise pesumasina ussiaugu kaudu ühte kohta kokku kogutud, kaaluksid lihtsustatult öeldes 1,44 päikesemassi. See oli tunnustatud astrofüüsik Subramanian Chandrasekhar, kes tõestas, et valge kääbustäht ei saa ületada 1,44 päikesemassi. Sest kui see juhtuks, variseks täht omaenda gravitatsiooni mõjul kokku ja moodustaks musta augu. Vandenõuteooria väidab, et läbi aegruumi transportitud sokid kogunesid ühte kohta ja tekitasid musta augu. Kõik järgmised kaduma läinud sokid imetakse lõpuks sinna musta auku ja viiakse tundmatusse kohta. Selle teooria on omaks võtnud vandenõuhuvilised, et selgitada, miks mõnikord satuvad nende pesumasinatesse ja kuivatitesse juhuslikud riideesemed, mis pole kunagi nende omad olnud ja mida keegi ei tunne ära. Number 7. Kuna neid pole tänapäeval enam olemas, on raske mõista mõtet, et kunagi liikusid planeedil ringi hiiglaslikud sisalikulaadsed olendid. Me teame nende üldist kuju ainult seetõttu, et nad fossiilidena setetesse säilisid ja me teame, et nad üldse kunagi eksisteerisid, ainult nende jäänud luude põhjal. Mõelda, et maal elasid kunagi loomad, kes ei sarnanenud üldse tänapäevastega, kõlab fantastiliselt, ebareaalselt ja müütiliselt. Selle legendilaadse jutustuse tõttu on paljudel ühiskonnaliikmetel ühine arusaam, et võib-olla dinosaurused ei eksisteerinudki kunagi. Võltsitud fossiilide teooria väidab, et dinosauruste jäänused loodi tahtlikult ja paigutati maale valitsuse poolt, et levitada valet, millest tegelikult kellelgi kasu ei oleks. Teine tõlgendus dinosauruste mainimisest kujutab neid draakonitena, viidates sellele, et muinasjuttudest tuntud müütilised olendid kõndisid kunagi maal enne suurt piibliaegset veeuputust. Vähem tuntud uskumus dinosauruste kohta on marginaalne teooria, mille kohaselt olid dinosaurused üleloomulikud olendid, keda väidetavalt lõid Nephilim. Nephilim, salapärased olendid, ilmuvad esimeses Moosese raamatus kui Jumala poegade ja Aadama tütarde liidu tulemus. Nende nime võiks umbkaudu tõlkida kui langenud, kes on suured sõdalased ja piibellikud hiiglased, nagu on kujutatud Hesekieli ja 4. Moosese raamatus. Neid tegelasi kujutati kõige ekslikumalt kui õelaid türanne, kuna nende ilmumist seostati Noa suure veeuputusega. Järgides Nephilimide üldist kurja tõlgendust, on vandenõuteoreetikud seostanud nende jälke tegusid dinosauruste loomisega. Selle väite kohaselt püüdsid Nephilimid, soovides pilgata Jumala loomulikku korda, ristata maiseid loomi ebamaiste olenditega, luueski määrilisi teemoneid. Dinosaurused, väidavad nad, on seega teemonlikud olendid, mitte evolutsioonilised esivanemad. Vandenõus seostub niinimetatud lünga teooriaga, mille kohaselt on 1. Moosese raamatu 1. peatüki 1. ja 2. salmi vahel salvestamata ajavahemik, mil pre-Aadami maailm loodi, hävitati ja taastati 6 sõna otseses mõttes päeva jooksul. Nad selgitavad, et 1. Moosese 1.1 tähistab elu algset loomist, samas kui 1.3 on taasloomine. Seetõttu tõlgendatakse 1. Moosese 1.2 kui suurt hävingut, mida tuntakse kui Lutsiferi veeuputust. Selle vaate kohaselt kuulusid dinosaurused preadamiitide maailma, mis sattus saatana mõju alla. Tänu oma nüüdsele teemonlikule loomusele hävitati dinosaurused piibelliku veeuputuse käigus, jättes endast maha luud kui tunnistuse unustatud ajastust, mil nad rändasid ringi kui jäledused. Selle teooria kohaselt pärinevad dinosauruste fossiilid ajast, mis eelnes Aadama ja Eeva loomisele, seega enne Nephilimeid. Peavooluteoloogia ja paleontoloogia lükkavad aga mõlemad need teemonlike dinosauruste tõlgendused tagasi. Nende teooriate või pakutud ajajoonte toetuseks puuduvad tõendid ning seda nähakse lihtsalt kui järjekordset viisi püüda mõista ajaloo mõistmatust. Number 6. Kuu kohta on palju vandenõuteooriaid, näiteks kuidas täiskuu on seotud hullumeelse käitumisega või kuidas seda asustavad tullukolendid. Mõned usuvad, et see looduslik satelliit on tegelikult õõnes kosmoselaev, samas kui teised väidavad, et NASA pole kunagi selle pinnale maandunud. 30. ja 40. aastate Saksa diktaatori kohta liigub sama palju uskumatuid lugusid. Näiteks, et ta ei surnudki, vaid põgenes hoopis Argentiinasse või et 3. Reich rajas salajase baasijaama 211 Antarktikasse.
mõned väidavad, et see sama grupp arendas välja lendavaid taldrikuid, Vril või Hannibal laevu, mis sarnanevad tunnukate kosmoselaevadele. Samuti väideti, et neil oli kasutada arenenud okultseid tehnoloogiaid. Kolmas Reich ja nende diktaator on samuti vandenõuteooria tegelased, mis viib meid tagasi taevakeha juurde, kus fraas mees kuul saab täiesti uue tähenduse. Peamiste vandenõuteoreetikute arvates arendasid muuhulgas 1930. ja 1940. aastate Saksamaa kolmanda Reichi natsionaalsotsialistid välja tehnoloogia. See tehnoloogia oli oma ajastu kohta erakordselt arenenud ning võimaldas neil lennata tähtede poole ja sooritada ajaloo esimese maandumise kuule. See idee kujunes välja pärast teist maailmasõda, kui levisid kuulujutud, et Saksa astronaudid olid pardale astunud kosmoselaevale, lahkunud atmosfäärist ja maandunud kuule. Sündmus, mida nad ei suutnud dokumenteerida. Aruande puudumine võis aga olla rahvussotsialistide tahtlik otsus. Teoreetikute sõnul rajas armee kuul olles ülisalajas rajatise, millest mitte keegi ei tohtinud teada. See aastakümneid vana kontseptsioon pani mõned isegi spekuleerima, et diktaator põgenes kuule ja veetis oma ülejäänud päevad kuu almabaasis, olles kaitstud ühiskonna viha eest. Teoreetikud tõid selle idee ja tolle ajastu ootamatu lendavate taldrikute nägemiste arvu kasvu vahel samuti seoseid. Eriti tõid nad välja Roswelli, New Mexico 1947 aasta juhtumi, väites, et selle taga olid natsionaalsotsialistid. Seotud teooriate kohaselt kohtusid armee ja diktaator oma seiklustel isegi mitme tullukrassiga. Teooriad muutusid nii populaarseks, et 1947 aastal kirjutas Robert A. Heinlein romaani pealkirjaga Rakett Galileo, mis sisaldas mõningaid kuulujuttudest pärit elemente. Romaanis jälgitakse 3 teismelist ja teadlast, kes ehitavad aatomi jõul töötava raketi, millega nad lendavad kuule, kus neid ootavad ees mitmed kaootilised seiklused. Raamat kirjutati vahetult pärast teist maailmasõda ja peegeldab tolle ajastu hirmu kosmosereiside ees. See oli kirjutatud ka nii, et see oli oma aja kohta teaduslikult täpne ning näis üsna realistlikuna ka 22 aastat hiljem, kui toimus esimene dokumenteeritud maandumine kuule. Heinleini raketilaev Galileo üksikasjalikkus ja täpsus olid piisavad, et veenda juba niigi uskujaid, et kolmas Reich jõudis tõepoolest kuule ja et üsna tõenäoliselt peitis diktaator end seal samuti. Number 5. 9 päeva, 1 tunni ja 32 minuti jooksul alates 1. aprillist 2026 suundus Artemis 2 meeskond kuule, et sooritada kuulähedane möödalend. Reis viis nad ümber kuu ja tagasi maale, kusjuures pardal olnud inimesed said esimestena näha kuu tagakülge ehk seda poolt, mida paljud nimetavad kuu pimedaks pooleks. See missioon tähistas esimest korda dokumenteeritud ajaloos, kui kuu teine pool pildistati, võimaldades meil maal näha kraatritega kaetud pinda kõrge lahutusvõinega. Kuid Artemis 2 missioon tõi kaasa uusi küsimusi, näiteks miks me pole 57 aasta jooksul kuule tagasi pöördunud. Ametlik vastus sellele küsimusele on, et avalik huvi vähenes ja sellega koos ka toetus kuu uurimisele. Kuid võib vaielda selle üle, miks huvi pärast vaid ühte missiooni järsku kadus. Vandenõuteoreetikute jaoks oli vastus küsimusele, miks me pole tagasi läinud, palju keerulisem. Ja see algas arusaamaga, et me pole kuu peale tagasi läinud, sest me ei käinud seal kunagi esimeselgi korral. Nagu ka teooria, et kuule maandumine oli võlts, väitsid skeptilised kodanikud, et Artemis 2 missioon tegelikult ei toimunud, vaid oli järjekordne lavastatud sündmus, lihtsalt veel üks tähelepanu kõrvalejuhtimine kõrgetel positsioonidel olevate ja populaarsete isikute pahategudelt. Ja see töötas kindlasti vaid 10 päeva. Alates hetkest, kui astronaudid raketti sisenesid, jäldis avalikkus iga sekundit. Nii optimistid kui ka skeptikud jälgisid missiooni tähelepanelikult, imetledes maale saadetavat kvaliteetset videopilti. Optimistide jaoks oli see inspireeriv ja nad vaatasid seda aukartusega. Skeptikute jaoks oli see aga lihtsalt järjekordne vale. Nad väitsid, et rohelised ekraanid olid järjekordse võltsmissiooni taustaks. See oli järjekordne hetk Ameerika nimelise filmi võtteplatsil. Teoreetikud tõid välja kummalisi vastuolusid, kaadrites, tõrkeid ja asju, mis lihtsalt ei tundunud loogilised. Näiteks tõid mõned välja ühe astronaudi video, kus Christina Kochi juuksed ei käitunud ootuspäraselt. Tundus, et juuksed seisid paigal, mis tekitas kogu missiooni suhtes skepsist.
Teises videos, mida on varatud üle 1 miljoni korra, on näha astronaute nullgravitatsioonis hõljumas, kuid teoreetikud spekuleerisid kiiresti ja tõid välja, et kaadrisse paistsid ilmuvat juhtmed, mis viitasid sellele, et nad lihtsalt rippusid rekvisiidi ees. Levisid ka kuulujutud tehisintellekti poolt loodud videomaterjalist, mida toetas SynthID vesimärgi kontrollimise tööriist. Vaidlused kuu tagaküljel tehtud piltide üle tulid samuti teemaks. Mõned spekuleerisid, et pildid peavad olema võltsitud, sest neil on näha valgust, mille kohta NASA väitis, et see tuleneb päikese, kuu ja kosmoselaeva joondumisest. Veel üheks tõendiks, mis pidi toetama väidet, et missioon Artemis 2 oli võlts, toodi välja Apollo 8 missiooni 1968 aasta piltide ja 2026 aasta missiooni piltide hämmastavad sarnasused. Tundus, et Maa oli kuu suhtes täpselt samas asendis nagu kõik need aastad varem. Kuid just üks viimane äpardus andis sellele vandenõuteooriale usutavust juurde. Freudilik apsakas, mis oli piisav, et veenda suurt osa avalikkusest, et Artemis 2 missiooni tegelikult ei toimunudki. Ühe intervjuu ajal tegi missiooni kapten Reed Wiseman järgmise avalduse, öeldes, tsitaat: "See on esimene kord, kui saadame inimesed kuule." Artemis 2 missioon oleks aga olnud teine kord, kui inimkond oleks kuule läinud, kui vandenõuteoreetikud üldse usuvad, et see kunagi juhtus. Number 4. Just 2024 aastal toimusid Ameerika Ühendriikides 2 kõige laastavamat looduskatastroofi üksteisele väga lähedal. Esimene neist jõudis maismaale 26 septembril Loode Floridas ja selle nimeks oli orkaan Helene, suur ja laastav troopiline tsüklon. Kiire tugevnemine põhjustas suuri purustusi, kui see liikus üle Tennessee, Georgia, Põhja-Carolina ja Lõuna-Carolina. Tuuled olid tugevad ja üleujutused tekkisid kiiresti ning pärast oma laastamistööd sai sellest kõige surmavam orkaan, mis on USA-d tabanud pärast orkaan Mariat. Juba kuu aega hiljem tabas järgmine laastav katastroof. See oli järjekordne ülivõimas troopiline tsüklon, mis tõi tugevaid tuuli, ränki vihmasid ja tohutuid üleujutusi Yucatani poolsaarele Mehhikos, Lääne-Kuubale ja Ida-Kesk-Floridasse. Orkaan Milton jõudis maismaane 2025 aasta oktoobris ning sai tuntuks oma plahvatusliku tugevnemise poolest, kasvades vähem kui 24 tunniga 5. kategooria tormist kõigi aegade tugevaimaks Atlandi orkaaniks. Milton põhjustas ulatuslikke kahjusid, mille kogusumma ulatus $34,3 miljardit, infrastruktuurivõrgud ja põllukultuurid hävisid. Ja justkui hävingust veel ei piisaks, levis pärast teist orkaani sotsiaalmeedias vandenõuteooria, mis laenas tuntud keemiajälgede ja valitsuse loodud ilmateooriatest. Väideti, et orkaanid olid loodud Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt ja suunatud kindlatesse kogukondadesse suure poliitilise vandenõu raames. 2024 aasta Atlandi orkaanihooajal oli 18 nime saanud tormi ja 11 orkaani, mida mõned pidasid märgiks sellest, et kulisside taga toimub mingisugune korraldatud tegevus. Teoreetikud uurisid mitmeid piirkondi, mida sel aastal orkaanid mõjutasid, sealhulgas Helene'i ja Miltoni teekondi. Nad jõudsid järeldusele, et valitsus oli neid hävitavaid torme suunanud sinistesse osariikidesse, kus enamik hääli antidemokraatlikule parteile. See viitas sellele, et katastroofid olid põhjustatud poliitilistel põhjustel. Teoreetikud väitsid ka, et varasemate valitsuste ajal olid orkaane suunatud punastesse osariikidesse. Teoreetikute sõnul kasutatakse NEXRAD Dopleri radarite süsteeme troopiliste tormide suunamiseks sihtmärkide poole. Muidugi puuduvad selle kohta kindlad tõendid ning paljud neist orkaanidest ei toimu isegi oluliste Ameerika Ühendriikide valimiste ajal ega nende läheduses. Ainus näiliselt toetav tõend tuli Marjorie Taylor Greenilt, keda peetakse mitteametlikult üheks kõige pöörasemaks Ameerika Ühendriikide poliitikuks. Ta postitas sotsiaalmeediasse kaardi, mis kujutas USA kaguossa ning millel oli pealkiri "See on orkaanidest mõjutatud piirkondade kaart koos erakondade valimistulemuste kaardiga, mis näitab, kuidas orkaanide laastamistöö võib mõjutada valimistulemusi." Green vihjas siin, et Demokraatlik partei oli need orkaanid põhjustanud, mis laastasid peamiselt vabariiklaste piirkondi. Selle kummalise vandenõuteooria alternatiivsed versioonid väidavad, et riiklik ookeani ja atmosfääri amet muudab salaja ilma. Ja selle otsese tagajärjena on päikese geoinseneeria põhjustanud hullemaid torme.
Need anustatud väited muutusid nii laialt levinuks, et sundisid riikliku ookeani ja atmosfääri ametit olukorda otseselt käsitlema. Nad koostasid ja avaldasid teabelehe, mis käsitleb ja lükkab ümber kõik need väited, andes üksikasjalikke selgitusi selle kohta, kuidas ilm toimib ning kinnitades, et nemad ei ole nende tugevate tormide taga, mis tegelike uuringute põhjal tunduvad olevat juhuslikud. Kolmas asub Orient Pointis New Yorgis ning oli rajatis, mis oli riigi kaitseliiniks juhusliku või tahtliku piiriüleste loomahaiguste sissetoomise eest. Seda nimetati Plum Islandi loomahaiguste keskuseks, kus töötasid PIADC teadlased, kes tegid koostööd erinevate kõrge mõjuga haiguspuhanguteks valmistumise projektide kallal, mis hõlmasid reageerimist, vaktsiine, ravimeid, tuvastamist, diagnoosimist ja dekontaminatsiooni tehnoloogiaid. Mõned keskuse peamised fookused on Aafrika seakatku tõrjumine ning käte, jalgade ja suuhaiguse ennetamise või ravimise võimaluste uurimine. Sellel saarel asus kogu Ameerika Ühendriikide ainus käte, jalgade ja suuhaiguse vaktsiinipank. See asutati 1954 aastal ja tegutses 71 aastat. Suletakse ametlikult 2025 aastal, et kolida uuele missioonibaasile Manhattanis, Kansases, mis on pühendatud kaasaegsemale riiklikule bio- ja agrokaitserajatisele. Kuid Plum Islandi loomahaiguste keskus ei saanud eksisteerida ega kaduda, ilma et see oleks tõmmanud ligi oletusi, teooriaid ja pööraseid väiteid seal toimuvate sündmuste kohta. Lehe vandenõuteooria kohaselt on selle asutuse üldine kirjendus vaid kattevari, väites, et siin ei toimu tegelikult mingit haiguste alast uurimistöö. Selle asemel väidavad teoreetikud, et just selles asutuses loovad teadlased loom-inimese hübriide. Leheks ebaõnnestunud eksperimendiks peetakse väidetavalt 2008 aasta Montauk'i koletist. Just sel suvel kandus Long Islandi randa kummaline imetaja lihast moodustis. Kohalikud nimetasid selle Montauk'i koletiseks ja see kriitis krüptozooloogide tähelepanu. Seda kirjeldati kui karvutut kehaehitusega nagu pesukaru, koer või siga. Arvatakse, et koletis pärines lähedal asuvast Plum Islandi rajatisest, kas ebaõnnestunud eksperimendina, mis visati merre, või katsetest põgenenuna. Teine vandenõuteooria väidab, et selles rajatises töötanud teadlased olid riigi teadlased, kes arendasid tulluka tehnoloogiat, sarnaselt kuu baasil põhineva tulluka teooriaga. Palju usutavamas arutelus väidavad teoreetikud, et Plum Island on tegelikult salajane koht, kus valitsus toodab bioloogilise sõjarelvi, näiteks laimitõbe. 2019. aastal viitasid avalikkuse skeptikud sellele rajatisele kui laimitõve Ameerikasse toomise allikale, tuues välja, et seal tehti 70. aastatel puugikatseid, mis on sellest ajast alates ringelnud. Kuigi see on juba ammu ümber lükatud, uskus terve kogukond, et laimitõbe levitati tahtlikult poliitilistel põhjustel ja selle katsetamiseks võimaliku bioloogilise relvana. Plum Islanded on seostatud veel mitmete alusetute vandenõuteooriatega, mis on sellele andnud hüüdnime õuduste saar. See on olnud hilisemate kirjutiste ja püsiva spekulatsiooni teemaks, mis puudutab salapärase valitsuse toetatud ülisalajasi rajatisi. Teisel kohal on Roswelli juhtum, mis on üks tuntumaid ja paremini dokumenteeritud sündmusi, mis on seotud ufode ja tullukate vandenõudega. See juhtus 1947 aastal, kui näiliselt kõrgelennuline õhupall kukkus alla Roswelli lähedal New Mexicos, mis peale Ameerika Ühendriikide õhujõud saabusid sündmuspaigale, et langenud objekt ära tuua. See reaktsioon tekitas aga hulgaliselt vandenõuteooriaid, kus skeptikud väitsid, et siin olid mängus tullukad. Sõjavägi toetas kasvavat huvi, väites, et russud pärinesid lendavast kettast. Hiljem lükkasid nad oma algse väite ümber ja teatasid, et osad pärinesid ilmastikupallilt, mis oli osa ülisalajasest projektist Mogul, mille eesmärk oli tuvastada Nõukogude tuumakatsetusi. Tagasikäik polnud siiski piisav, et vaigistada laialdasi vandenõuteooriaid ning tegelikult ainult õhutas neid veelgi, kuna paljud uskusid, et valitsus üritab nüüd tullukate olemasolu varjata. See sündmus leidis aset ka ajal, mil riigis valitses lendavate taldrikute hullus ning levisid teated kummalistest objektidest taevas ja maavälistest külalistest. Tullukate vaimustuse keskel tõmbas Roswelli juhtum ligi ka teisi usutavaid seletusi, mille vandenõuteoreetikud välja mõtlesid, püüdes mõista, mis seal tegelikult toimus. Lehe seletuse kohaselt küsiti, kas Roswelli UFO taga olid hoopis Nõukogude võimud.
See küsimus tekkis pärast anonüümse allika väidet, kes esitles end insenerina ettevõttest EG&G. Ettevõte töötas Area 51-is, väidetavas salajases baasis, kus viiakse läbi tulnukate katseid ja tehnoloogia hankimist. Selle allika sõnul uuris ta koos veel 4 EG&G inseneriga Roswelli katastroofi jäänuseid. Ja lähtudes sellest, mida ta nägi ning omaenda arvamustest, kujunes tal arusaam, et Roswelli juhtum oli seotud Nõukogude Liiduga. Külma sõja ajal ütles ta, et Nõukogude Liit kasutas ära tööd, mida tehti lendava tiiva tüüpi lennukite kallal, mida konstrueerisid 2 saksa sotsialisti, Walter ja Reimar Horten. Väidetavalt töötasid nad välja kettakujulise objekti, mis võimandas varnenult lennata ja radarite eest kõrvale hoida. Väidetavalt täiustas Ameerika Ühendriikide sõjavägi seda tehnoloogiat seal, Area 51. Järgnevatel aastakümnetel tõi sõjavägi välja lennukeid, mida me polnud varem näinud, sealhulgas F-117, mis eitati vargründelennukina. Nõukogude liidrid hakkasid muutuma ärevaks, nähes oma rivaalide kiireid tehnoloogilisi edusamme, sealhulgas esimese tuumalõhkepea loomist ja kasutamist. Anonüümse allika väitel lõi Nõukogude Liit Roswelli juhtumi hoiatuseks, et nad suudavad ja tahavad korraldada UFO-pettuse, mis külvaks hirmu kõigi ameeriklaste seas. Hirmu, mille oli juba aastaid varem tekitanud maailmade sõja raadiolavastus. Allika sõnul lõid Nõukogude võimud emalaeva, mis kandis endas väiksemaid lendavaid taldrikuid. Roswelli juhtumi päeval hõljus väidetav emalaev Alaska piirkonnas ja saatis välja droonid. Üks neist lennumasinatest sisenes Ameerika Ühendriikide õhuruumi ja tegi teadmata asjaoludel Roswellis hädamaandumise. Sees olid bioloogiliselt muundatud inimesed, kellel olid suurenenud pead ja silmad. Väidetavalt oli nad hullumeelse teadlase Joseph Mengele läbi viidud eksperimendi tulemus. Koomas seisundis isikud viidi hiljem Area 51. Vandenõuteoreetikud usuvad, et see seletus sobitub Roswelli juhtumiga, sealhulgas UFO-teadete järsu kasvuga, mida anonüümse väite kohaselt põhjustasid emalaevalt vabastatud väiksemad droonid. Selle teooria kohaselt saavutasid sovjetid täpselt selle, mida nad taotlesid. Paanika haaras Ameerikat. Paljud kodanikud uskusid, et neid ründab tulluka liik. Hirmet toetas sõjaväe esialgne avaldus, milles väideti, et Roswellis leitud objekt oli lendav taldrik. Pärast avaldust ja levivaid teooriaid hakkas ringlema kuulujutt, et ilmapalli seletus oli tegelikult suitsukate. Number Oak. 5. mail 2026, kui üha rohkem hakkas levima kummalisi väiteid, pöördus kaitseminister Pete Hegseth avalikkuse poole veidra avaldusega, öeldes: ma ei saa kinnitada ega ümber lükata, kas meil on kamikaatse delfiine, aga ma võin kinnitada, et neid ei ole. See naad, kellele ta viitas, oli Iraan ning selle avalduse tegi ta intervjuu käigus, kus ajakirjanik tõi välja kuulujutu, et Iraan kasutab väidetavalt kamikaatse delfiine. Vandenõuteooria kohaselt võib Iraani sõjavägi uurida võimalust kasutada lõhkeainetega varustatud delfiine, et rünnata Ameerika Ühendriikide sõjalaevu Hormuzi väinas, kus käib konflikt. See väide sai hoogu juurde 2 aastakümmet tagasi, kui teatati, et Iraan ostis 2000 aastal endiselt Nõukogude Liidult sõjaliselt treenitud delfiine. Väidetavalt pärinesid need lahingdelfiinid Kremani rajatisest endise treeneri kaudu, kes püüdis koguda raha, et loomade toitmist jätkata. Teoreetikute väitel on delfiine treenitud ründama otse laevu ja sukeldujaid. Tänapäeval Iraani kontrolli all olles arvatakse, et nad on nüüd varustatud relvadega, mis sihivad veealuseid sissetungijaid. Kuigi see võib kõlada nagu ulmefilmidest pärit idee, on märgitud, et need mereimetajad on väga intelligentsed ja neid on tegelikult varemgi sõjalistes operatsioonides kasutatud. Ja seda ei teinud ainult Nõukogude Liit. Ameerika Ühendriikide merevägi koolitas samuti delfiine koos merilõvidega veealuste kaitseoperatsioonide jaoks, eriti miinide avastamiseks, esemete ülestoomiseks ja vaenulike sukeldujate tõrjumiseks. Väidetavalt ei varustatud neid siiski kunagi relvadega. Kuid just Hegsethi diskrediteeriv ja naljatlev toon oli see, mis veenis paljusid, et selles loos võib olla rohkem, kui valitsus on valmis avalikustama. Näru turtsatus sõnadega: ma ei saa kinnitada ega ümber lükata, kas meil on kamikaatse delfiin. Viitas justkui võimalusele, et Ameerika Ühendriikidel võib tõesti selline relv olemas olla. Intervjuu alguses ütles Hegseth samuti: ma pole sellest kamikaatse delfiini asjast kuulnud. See on nagu haid laserkiirtega, eks. Meedia on sellest ajast alates hakanud Ameerika Ühendriikide ametlikke avaldusi põhjalikumalt uurima.
Iraani kamikaze delfiinide olemasolu eitamist on peetud pigem raportite pisendamiseks kui faktiliseks kinnituseks. Sotsiaalmeedia on sellest ajast alates intervjuu üle kihama löönud, tõlgendades humoorikat alatooni närvilise naeruna, mis on tüüpiline petmise märk. Spekulatsioonidele annab hoogu juurde ka püsiv internetimüüt, mille kohaselt kadus orkaan Katrina ajal 30 lahinguks treenitud Ameerika Ühendriikide mereväe delfiini. Vandenõuteoorial, et Iraan plaanib sellist relvastust kasutada, puuduvad tegelikult igasugused tõendid. Suur tänu, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, vajutage kindlasti meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituste kella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.